Mina olen Sandra Sillamaa ja sa kuulad ja vaatad taskuhäälingut Lase tiiger tuppa. Me räägime julgelt ja ausalt teemadest, mis kõnetavad mingil moel meid kõiki. Minu kaassaatejuht on kliiniline psühholoog Dagmar Ainso ja see taskuhääling sünnib koostöös Eesti naisega. Head asjad sünnivad siis, kui sul on aega saada kokku iseendaga. Tere! Oleme jälle uue osaga eetris, kui nii võib öelda. Ja täna me hakkame vastama teie küsimustele ja jagame teie mõtteid kahel teemal, milleks on vananemine ja julgus. Ja minu vastas istub ikka ja alati yes, tuli. Terve elu Dagmar. Tšau. Kuidas sul läheb? See on huvitav küsimus. Mul läheb paremini. Okei. Kus sul läheb? Minul läheb väga hästi. Tõesti. Palju toimub? Jah, palju toimub, aga jällegi kuidagi oskus selle sees ka ennast hoida, magada. Et ma just selle vananemise teemal, nii, ma tõmban kohe käima, et kui siin sügise poole, kui me salvestasime siis, või aasta lõpu poole salvestasime seda vananemisosa ja siis ma jagasin selle, et mul ikkagi see 40 lõi ka kurikaga pähe selga, kuhu iganes. Et tuli see peale, see 40. laine. Siis nüüd ma saan aru, et ma olen proovinud ikkagi selles osas nagu mõtteviisi muuta, et ega ma midagi muuta ei saa, no sinna tagasi ei keri seda ja pigem on küsimus, et jällegi, et mida ma saan teha, et hoida ja mõelda ka niimoodi, et kui 20-ndatest uuseldasid ringi, und väga vaja ei olnud, sõid suvalist toitu, ikka oli energiat seda teha ja siis vahepeal ma tundus, et kurat küll, et miks mina pean nüüd nii palju magama ja ma pean nii palju mõtlema sellele, mida ma söön ja sest see on nagu päris teema, et su keha muutub ja ma just ühe tuttavaga jagasin, et sa näiteks kaalu hoidmine on tegelikult, tervisliku kaalu hoidmine on keerulisem, paratamatult. Aga et mitte mõelda, et ma nüüd pean neid asju tegema, vaid see, et aga ma nüüd saan rohkem puhata, et ma nii palju ringi tuuseldanud ka, et see on okei, et ma võtangi 8 tundi endale magamiseks ja et nagu seda jällegi mõtteviisiga suunata. Ja me tegelikult ei tea seda ka, et ega keha ilmselt vajas neid asju ka siis normaalset toitu ja und ja üllatust on ju. Aga me lihtsalt kuidagi sujuvalt ignoreerisime seda ja seda muud asja ja natuke võib-olla et harjunud ka ja ma mäletan näiteks kas või me räägime, et 20-ndates on ju tuuseldad ringi ja ei maga ja ei söö ja käid peolt nagu peole on ju, et aga näiteks mingi, ma ei tea, kas sa mäletad gümnaasiumi aega issand, kuidas ma mäletan seda ikaldust, seda konstantset tunevõlga nagu hommikuti see mingi, jälle sinna mingi kella 8 sinna füüsikatundi, nagu kogu aeg oled väsinud, kogu aeg oled unevõlas, kogu aeg sööd mingit siis, kui juhtub suvalisi asju. Tegelikult ma ei mäleta, et oleks nagu hullult hea tunne olnud kogu aeg väsinud mingi hommikuti. See tundus nagu normaal, või see oli asi, millega sa olid harjunud, et sa peadki kella 8 kooli minema ja sa ei mõtlen seda, et ma lähen siis varem magama, no sa ei mõtle seda. Ma just mõtlengi, et see, miks ma seda nagu meenutan, et just nagu see oli nagu normaalne ja vaata sealt pinnalt siis tuuseldada on ju, on ka siuke, et normaalne, olengi kogu aeg veits väsinud ja kogu aeg nagu veits halb olla on ju. Et võib-olla ka nüüd me lihtsalt oleme teadlikumad ja võib-olla sellist võtame nagu rohkem, ma ei teagi, vastutust ja kontrolli oma elu üle, kui me niimoodi väga, selle seas oleme harjunud võtma, on ju. Et võib-olla ka lihtsalt see, et me ei ole enam seda, et peabki nii olema ja ma olengi harjunud sellega ja aga see on õudne ikkagi, kuidas inimesed on harjunud selliste asjadega, et sa oledki kogu aeg kas või väikses või suures unevõlas ja sa sööd suvalisi asju ja sa hoiad oma keha käimas ma ei tea, suhkruga näiteks hästi palju ja nii edasi, et see nagu pidev kas väsimuse aste, et tundubki juba nagu normaalne meile ja siis kui me oleme nagu puhanud, siis see tundub imelik, on ju. Nagu me oleme läbi siin erinevate saadete rääkinud, nagu suhete teemal tuleb see hästi välja, et kui sul on mis iganes suhe, mis võib-olla mingis osas tegelikult ei funktsioneeri või on nagu, ma ei tea,
ongi, võib-olla on manipulatiivne või on see, et sa oled harjunud, et kogu aeg on mingi draama, on ju. Et siis, kui sa lähed normaalsesse suhtesse, kus sa saad, kõik need vajadused on täidetud, siis tundub imelik. Jah. No nii, lähme siis edasi. Kuidas on, vananemise teema lühidalt, kas sul on okei või? Sa vananed praegu okei, sa ei tunne hirmu? Ei, ma ei tunne hirmu. Ma ei tunne hirmu näiteks selles, et ongi, et kui ma olen 50 või 60 või pigem mul on nagu elevus, see tundub nagu huvitav, tundub lõbus, tundub nagu, et mis lahe, kuidas see siis on see elu, et ma näen, et see võib olla väga, väga lahe, küll aga eks mul on seda hirmu küll, mis ilmselt minu vanuses paljudel naistel on, et kell tiksub. Et mul ei ole lapsi, on ju. Ja ma tahaks öelda, et see ei puuduta mind, aga ma arvan, et enamikku naistest ikkagi puudutab. Et see ei, midagi pole teha, me peame mingid valikuid tegema mingitel hetkedel ja me ei saa neid teha järgmised, ma ei tea, 40 aastat, on ju. Et võib-olla see on ainus asi nagu vanemaks saamisel, mis mulle nagu ei meeldi. Et sa oled sunnitud tegelikult valima praegu või siin lähiajal on ju. Et on, kui on suur osa asjadest, mis mulle tundub, et ma saan valida neid teha siis, kui selleks on nagu mingi mõnus aeg ja koht ja võt, et igas eluetapis on mingid uued lahedad asjad ja et ma jää nagu, ma nagu ei tunne, et ma jääks nagu ilma millestki, et mul seda hirmu ei ole. Aga võt see on mingi väga-väga suur elu osa, millest ma potentsiaalselt jään ilma ja see mulle ei meeldi. Võt. Ja ma tean seda ümberringi veel oma tuttavatele, et kes... Ärevuse saates näiteks me rääkisime sellest. Et võib-olla mul ongi selle pärast nii hästi praegu, et selle osa pärast ei pea muretsema. Et ja lapsed on olemas, väga tore, emakas mul enam ei helenda nagu, see on lihtsalt nii tore väljend, see on, keegi võttis kunagi, meil olid Raadet Äkil olid sellised merch fännitooted, siis oli siuke väike beebipodi, mis oli 0,6 ja see oli tõesti siuke miniatuurne ja siis keegi võttis selle kätte, üks tuttav ütles, et issa mu emakas hakkas helendama, et mitte ma ei võiks lapsi saada veel, aga kui ma näen neid beebisid ja kõike seda, siis mul on siuke, et tore küll, aga mulle väga meeldib see praegu vanus, kus nagu lapsed on. Aga lähme mõtete juurde ja küsimuste juurde, mis meil olid selle vanadusega seotud ja siis, või vananemisega, mitte vanadusega ja siis saame võtta ka julguse teema. Ma kõigepealt loen ette paar mõtet, mis te saatsite, võib-olla jällegi kedagi toetab just see mõtteviis või lähenemine. Vananemine on jumala loomulik osa elust, aga kardetakse nagu tuld. Mulle küll meeldib olla selline nagu olen. Muutusi saab teha toitumisega ja liikumisega. Pole vaja end süstida ja mudida. Rinnad on küll mõttekoht olnud, aga näis. Siis teine mõte. Vananemise puhul see nähtamatuks muutumise hetk naistel. Sinu hääl muutub nähtamatuks mingil hetkel, kollektiivis näiteks. Ma tean, et see failis meil, kui me seda ette valmistasime, siis sa panin siia kommentaari. Kas sa tahad kommenteerida seda, et me muutume naistena nähtamatuks? Jaa, ma panin selle kommentaari, et ma ei ole üldse nõus. Ma saan aru, mis mõtte ja tundega see kommentaar võis tulla, aga ma ei kirjuta sellele selles mõttes alla, et mina tean väga palju 60+, 70+ naisi, kes on just tänu sellele, et see aeg annab need kogemused, mis ma arvan, et kohati just annavad seda nagu autoriteeti siis nagu juurde, või seda usaldusväärsust juurde ja ma tean mitmeid naisi, kes on keda väga kuulatakse ja väga hinnatakse ja kui nad ruumi astuvad või sulahti teevad, siis kõik jäävad vait. Et ma pean ütlema näiteks, et mina olen olnud väga palju hädas sellega, et ma ei mõju tõsiselt võetavalt, sest ma olen liiga noor. Sest ma olen liiga noor. Et ja mitmetes kollektiivides nagu ma olen pidanud ikkagi väga võitlema selle eest, et tõestada, et ma võin olla noor naine, aga mul on ajud ka. Et ma ei ole ainult selle jaoks, et ilus olla siin. Et, või mõned ka klientidega, ma ikkagi olen
saanud korduvalt seda kommentaari, et inimene astub uksest sisse, et issand, sa oled nii noor või ja no see ei ole komplimendina öeldud, on ju. Et või mingite haiglas, ma ei tea, patsientidega, kes on vahel ka ju nagu seal, ma ei tea, pensionieas ja nii edasi, on ju. Et seda nagu esimest hinnangut, et mis mul sinuga üldse rääkida on, sest ma olen liiga noor ja ma olen tõsiselt võetav. No vot, seda mõlemat pidi on ju, aga võib-olla jällegi see oleneb ka kollektiivist. Võib-olla sinu valdkonnas ongi see, et nagu usaldatakse, vastupidi, kuulatakse neid, kes on vanemad on ju, aga mingis muus kollektiivis on see, et mis nüüd sina sõna võtad on ju. Ja. Aga et miks, mida ma tahan öelda on see, et lõpuks ega mul ka need asjad on nagu kuidagi lahenenud, õnnestunud, ka need inimesed, me oleme nendega saanud rääkitud ja ikkagi nagu midagi ei ole sellepärast katki jäänud, et vanus. Aga ma arvan jah, et see niikuinii mulle tundub, et see hääl tuleb natuke välja teenida, ükskõik kui vana sa oled. Nõus. Et ja ma arvan, et on ka mis iganes vanuses inimesi, keda ei kuulata, aga ma arvan, et see ei ole selle numbri pärast, vaid mingitel muudel põhjustel. Nii, veel mõtteid. Paljud tunnevad, et vananemine on üks hirmus asi. Ma väidaks vastupidist ning just vaimselt. Vanusega kasvab ka täiskasvanulikkus, teadlikkus, arusaam, reageerimine. Täiesti nõus. Inimestel ei ole justkui julgust vananeda, see on nagu häbiasi, näiteks abivahendite kasutamine Eestis. Seda oli mitu korda tegelikult toodi välja, et miks süstitakse ja miks tehakse ja see on tegelikult nii kole ja ebaloomulik ja nii edasi. Aga kuidas abivahendite kasutamine, kas seal oli, kuidas see küsimus oli, kas lihtsalt, oli mõeldud nagu iluprotseduure või seal oli mõeldud nagu mingit ja siin oli üks küsimus ka sellel teemal, et kas, me võimegi siia vahele võtta, et kas väärikalt vananeda ja julge olla loomulik on ilusüstide tõusva trendiga kadunud ja sarnane küsimus, et mis värk nende täite süstidega on, kui vananemismärgid tekivad, sellega minnakse ikka hulluks. Jah, et see keha ja välimuse teema esiteks ma arvan, et me ei taha muutusi, on ju. Et mul see on juba selline natuke meie nagu ajust või evolutsioonist tulenev taak, on, et me ei ole, me ei fänne väga muutusi, ükskõik mis suunas need on. Ja meie aju ikka kipub nagu by default tõlgendama, et uus on halb. Ja ma ei mõtlema seda ka, et kas, vaata, ma ei ole vähemalt väga kuulnud, et mehed väga süstimas käiksid. Või et see neil nagu teema siin oleks. On järgmine mõte on kohe see, et vananemine on ikka veel lubatud ainult meestele. Mehed lähevad sportimaks. Jah, just, et nad lähevad kuidagi küpsemaks ja hallid juuksed on natuke nagu seksikad ja ikkagi näitavad, ongi sükest nagu küpsusastet ja see on nagu lahe on ju. Et kas see natuke on ka meie sellise nagu ühiskonna nagu taak, et naise väärtus on ikkagi olnud see, et ta peab ilus olema. Kindlasti. Ja see on isegi huvitav, isegi ma ei tahaks öelda ilus või nagu apetiitne. Et kas see natuke tulnud sealt? Et meie, et naise väärtus on see, et kuidas, et ta peab ikka nagu rikkale mehele saama. Ja selleks peab ilus olema. Ja rinnad peavad suured ka olema. Aga ei, ma olen täiesti nõus ja ma arvan, et see on kindlasti on ühiskonnast palju, aga ka sellest, et kuidas me ka ise ennast nagu väärtustame ja tunneme, et kui me läheme näiteks sinna, et kust enesekindlus hakkab seest poolt tegelikult pihta, et kuidas sa astud ruumi ja see hakkab sellest, et kuidas sa ise ennast tunned väärtustad on ja see vananemisega ka ma ikka saan aru, et kas sa lased nagu selle ligi, et ma olen 40+ on ja hästi palju ma sain aru, et ma viimase poole aasta jooksul tegin selle kohta nalja ka ja meil oli tiimis, sadutiimis oli see, et 2 inimest on üle 40, me oleme eakad ja nii edasi, aga kui sa juba tegelikult sõnades kogu aeg paned seda juurde on ja, et siis seda ei pea tooma niimoodi fookusesse, et kõik, mis sa teed nagu fookusesse, siis see ongi, sinna su energia mõtted lähevad, et tegelikult ka vaadata, et kuidas sa ise sellest räägid, mis su nagu ümber inimesed nagu sellest räägivad või mõtlevad, et ma olen juba, mis nüüd mina enam on ju. Ja mina näiteks selle teemaga mõtlesin ka, ma olen ka vaadanud peeglisse ja näinud nagu mõnda kortsu.
et siin näinud mõnda kortsu ja noh, kui näed lihtsalt mingid pilte, noh, eriti kui nagu lavapildid mingid tulevad, on ja siis näed 20 aastat tagasi, jaa, tõesti, olin noorem, aga siis ma mõtlen jälle sellele, et minul ei ole plaan näiteks ennast süstida. Sellepärast, et kuidagi selle asemel, et nagu tunda kahetsus sellest, et nii, ma olen nii muutunud ja see aeg on mööda läinud ja mul pole nii enam silenahk või ei ole see, kuigi mul on tegelikult väga silenahk praegu, aga et tunda seda, siis mõtlen, et okei, aga mida ma saan praegu teha, et mitte 5 aasta pärast tunda seda kahetsust, et naudi siis seda praegust perioodi, kus sul on nagu see tervis, sul on keha, sul on kõik asjad, on ju, et keha on elu lõpuni, aga et nautida seda, kui ma näiteks 30-ndates, siis ma ei mõtelnud sellele, et mu keha, siis sa kuidagi arvad või 20-ndad, 30-ndad, et elu ongi selline ja jääbki, on ju. Et siis praegu tuua seda nagu kohalolu, et nautida seda, mis praegu on, mitte nagu kahetseda seda, mis võib-olla enam ei ole, on ju. Ja mina mingid vaatasin peeglisse ja avastasin, et mul on siia silmanurkadesse tulnud mingid väiksed kortsud, on ju. Ja ma mõtlesin, et issand kui lahe, mõtle kui palju ma olen pidanud naeratama selle jaoks, et siia kortse saada. Nii tore nagu. Ja ma olen hea meel, et need on siin, mitte kuskil nagu, ma ei tea, siin keskel. Sellepärast, et ma olen kohe kulm kortsus siin nagu. Ka. et see on nagu paratamatu osa, et kuidas me, minu arust jällegi, et mida me märkame, kuhu me fookuse seame, et mis see praegu just on oluline. Ja tegelikult ma ei tea, minu arust mulle tundub või siis mina olen selles inforuumis, et järjest rohkem on seda, et ikkagi need küpsed naised ja 40+ ja see tegelikult on väga nagu hot sellepärast, et võib-olla nagu osad alles jõuavad mingite asjadega sinna, mida nad elus tahavad, kuidas nad tahavad ja nii edasi, et see eneseteadlikkus ja kui sa tead, mida sa tahad, see on jälle väga nagu apetiitne või seksikas või see. Ja see iseseisvus, et keegi ei pea nagu hoolitsema enam su eest või nagu tegelema sellega, et kuhu ma lähen või mida ma teen või millega oma elus tegeleda või nagu siuke nagu natuke peata, et ja kui mõelda kas ma ei tea meeste ja naiste suhete peale, et vahel on, et peaks nagu ilus olema, et just mingi suhete kontekstis ja et mehed ju ka nagu umbes ikka eelistavad neid noori naisi ja nii edasi. Siis hakata mõtlema, et okei, et aga kas just, et miks, nagu sa ütled, et see 40+ või mingisuguses vanuses naised vahel just on nagu kuidagi seksikamad just selle iseseisvuse ja küpsuse pärast, on ju. Ja sellest, mis on nagu, mis kasvab seest poolt, sest ajaga see ju kasvab, mitte ei kahane, on ju. Et suhete mõttes see ju võiks olla see, mis loeb. Et kui ma mõtlen näiteks mingi mehe peale, kes on nagu vaatab seda välist ja keda häirivad mingid kortsud ja järelikult tal on ka võrdlemisi suva sellest nagu küpsusest, siis ma täpselt ei tea, kuidas seda suhet. Aga mul on küsimus, et kas see mees on ise, et kuhu see mees on ise ka nagu arenenud, et mina tean väga palju noori mehi, kes eelistavad pigem nagu vanemaid naisi, et see, et kas täpselt, et mida sa sinna kõrvale tahad ja me ei räägi selle, et noortele ei oleks ajusid, on ju. Osadel on. et jah, mis on need väärtused, mis sa nagu tahad suhtest ka ühesõnaga. Huvitav maailm, okei, suhete teemal läksime juba. Võtan veel paar mõtet, mis siin olid, et kas ma olen ainus, kellele meeldib vananeda, aina kogenenumaks ja seetõttu targemad otsused. Ja minu arust see rahu ka, mis tuleb sellest, et nendest otsustest. Mõte ja hirm. Ma ei tohi teatud vanuses siis enam stiilselt riietuda, ma ei pinguta enam spordis, armuda ja nii edasi. Ja võt see on minu arust see, mis on see sisemine, see sisekõne nagu, et et kuidas ma nüüd 40 lähen, ma nüüd on mootorrattaga sõitma, kuidas ma alustan uut treeningut. Minul isiklikult on ema, kes ei luba enam öelda, et ta käib CrossFit trennis, sest ta ei käi praegu, sest tal on mingi õlateema, aga kes läks 67-selt ikkagi ja katsetab uusi asju, et see on nii peas kinni. Ja minu ema samamoodi mulle tundub kõrvalt vaadates, et tema elab küll oma elu parimat elu, reisib, möllab, käib, jaa, mul on siin jälle see mingisugune tantsupidu nagu, eks ta tantsibki nagu Ladina-Ameerika tantse ja värke ja käib ja möll ja et lahe ju
täiega lahe. Ja seal tuleb ka see, minu arust selle vananemisega tuleb see, et see on natuke pohhui nagu. Minul on küll mingitest asjadest, et näiteks teiste arvamusest mingis osas on ju. Muidugi ma arvan, et keegi ei ole immuunne teiste arvamuste osas, aga mingid asjad, mis ma teen, tahan katsetada uusi asju, öelda inimestele, rääkida seda kuidagi, seda ausust ja julgust tuleb palju rohkem, et olla see, kes sa päriselt oled. Sest sa tead ilmselt paremini, kes sa päriselt oled, sest noorena see ongi see aeg, on ju, et sa alles avastad, et mis mulle meeldib, mis mulle ei meeldi, mis sobib, mis mitte, mis teed mööda minna, on ju, ja siis kui tundub see kõik see väline ka nii oluline, sest selle järgi me natuke nagu tahame ka kalibreerida ilmselt ennast või nagu testida, et kas mulle need inimesed või aga äkki hoopis need inimesed või kuidas ikka sinna sulanduda või kuhu ma siis ikka kuulun, on ju. Et tavaliselt mingist vanusest see on nagu üsna paigas, et mis tüüpi inimesed üldse nagu loevad või kes mu ümber on või mis mulle sobib või et ma olen saanud nagu katsetada ja siis seda filtrit on lihtsam ilmselt tõmmata sinna. Ja minu isiklik soovitus ellu kõigile on see, et hoidke enda ümber erinevas vanuses inimesi. Et see on nii alates sellest, et sul võib-olla suhtled lastega, võib-olla on endal lapsed, see nagu hästi palju muudab tegelikult, aga ka sõpradena, et minu sõprade ampluaa on praegu niimoodi, et 20 umbes 3 seal kandis, eks ju, kuni 80. Jah. Ja see on nii huvitav, et mingis osas mul on üks hästi tore Rootsi, väliseestlane, kes elab Rootsis, üks härrasmees ja me saime tuttavaks kunagi mida aastat tagasi, kui ta tegi intervjuud minuga ja aeg-ajalt ta käib Eestis ja siis me käime lõuna ja räägime elust ja see on nii põnev ja sa saad aru, et me oleme kõik samasugused inimesed, tema on nagu kauem elanud, jagada mingeid selliseid mõtteid nagu mille peale võib-olla mina veel ei tule või kuidas mina elu ei näe, aga samas temas on nagu mingi lapselikkus nagu säilinud, et siuke fun ja see, et ülitore nagu see hoida laiana. Ja, ma saan aru, ja minu üks 30-aastane sõberga, 31. Ja, aitäh. Aga et on näiteks 80-aastane, et ma vähemalt jutu järgi tundub, et tema elu on ka üsna kvaliteetne. Jah. Ta käib, toimetab, on ju, et... Ma tegelikult ei tea, kas ta on 80 või ta on 75 või? Okei, ma saan aru, et midagi sinna kanti, on ju. Et jälle, mis ma olen ise mõelnud või kui ma olen rääkinud lähedastega, et mis kogemus meil on vanemate inimestega, et kui mõned inimesed minu ümber näiteks ka on kuidagi, räägivad seda, et ikka issand ikkagi 60 pluss, et see on väga vana ja kuidagi, et elu on varsti hakkab läbi saama, on ju. Aga nende kogemus võib-olla ongi olnud see, et inimesed ongi hakanud vaikselt nagu surema 60-selt, on ju. Ja jäävadki sinna diivanile ja ikka ei saa ja ikka elu on läbi ja siin polegi enam midagi teha ja kui seda kõrvalt niimoodi vaadata noorena, siis tundubki ikka päris õudne, on ju. Aga samal ajal, võivad olla 70 pluss ja 80 pluss inimesed, kes käivad ja reisivad ja toimetavad ja on tegused ja ma ei tea, just oli Reet Linnaga üks saade siin, on ju, et mis toimub? Mis toimub nagu, et ja ei tundu kuidagi, et elu läbi oleks. Ja, täiega nõus. Ja see on, mis on ka minul juba viimast mitu kuud on teemaks, on see, et kellega sa ennast ümbritsed. Just. Et mina arvasin ka, et mul võivad inimeste ümber olla, isegi on võib-olla ei ole päris minu või on mingid negatiivsed hoiakud või midagi, see mind ei mõjuta, ma tean, kes ma olen. Aga tegelikult mõjutab. Tegelikult nii palju mõjutab see, et sa ei pane isegi tähele seda, et ülioluline vaadata, kellega sa, mõnikord me ei saa kõike valida, aga ikkagi kellega sa rohkem aega veedad, on ju? Ja mis inimest tahad, sest nendega see aja veetumine just ikkagi nagu räägid millestki, jagad mingeid mõtteid ja kui sa kogu aeg jagad seda, et teatud tüüpi mõtteid ja räägid teatud tüüpi teemadel, siis see ju paratamatult, et mõtted mõjutavad tundeid ja sealt ta läheb. Et väga raske on olla täiesti immuunne sellele, mis meie ümber toimub. Nii, aga kiire küsimuste voor veel vananemisega sulle ja siis jõuan veel julgust ka natuke võtta. Mulle meeldib see. Sulle, jah. Kui vana on vana? Mõtle, kui huvitav, ma ei mõtleme, et vana on... Kui niimoodi, tegelikult justkui nagu neutraalne küsimus, aga kohe kõlab, et vana on mingi omadussõna, mis on sellise negatiivse tooniga. Vaata mingi, vanad asjad.
see tähendab seda, et need asjad on kuidagi kasutatud, kortsus kulunud, augulised. Seisavad riiulis. Siuke, need on vanaks jäänud, need on vanad asjad, näiteks on ju. Et huvitav, kas me kipume inimestesse samamoodi nagu suhtuma, et ta on vana. See võib-olla oraneb jälle sellest nagu ühiskonnast ja kultuuriruumist, kus me oleme. Et nagu meil oli selles vananemissaates ka, et et Jaapanis, kuidas nagu väärtustadega hinnatakse neid vanu inimesi hoopis. Et jah, ja vaata jälle, kuidas me suhtume, et mõni inimene just kogu vanu asju. Jah, tõsi, väga väärtuslikud. Jah, väga väärtuslikud. Ja, tõsi. Veinid. Seda vist ei saa vastata, kui vana on vana. Et soovitame kuulata seda saadet Brit ja Mart Normetiga, et kus me ka rääksime, et millal vananemine pihta hakkab, nagu füüsiline vananemine siis on ju. Et tänapäeval juba 35-ndates. Järgmine küsimus, kas vananemisega tekib igatsus noorus aegadesse? Ma ei tea, Sandra, kuidas sulle tundub igatsed seda, kui sa olid 20 või? Tead, ei ma ei igatse, kui mul oleks praegu valida, täiega valiks selle perioodi, mis mul elus praegu on. Küll nagu ma jagasin ka selles saates, vananemissaates, et mul on see, et aga aeg läheb nii kiiresti, et mulle tundub ka, et mida kvaliteetsemalt sa elad ja naudid seda, jälle on õhtu käes, issand, jälle ma lähen magama, et see käib nagu nii kiiresti, et aga mina pigem vaatan tagasi selle pilguga, et äge elu on elatud. Ja see on mingi asi vist, mis on minu kas teadlikult mingitel hetkedel, mitte teadlikult olnud selline saatja elus, et ma ei taha kahetseda asju. Kahetseda, et jäi tegemata mingid asjad või katsetamata või ütlemata, et see on see ja ma arvan, et ikkagi jah, oleks saanud mingid asju teisiti teha, aga võib-olla siis see ei oleks mind toonud siia, kus ma praegu olen. Jällegi. Et mul on väga vähe mõned üksikud kahetsused elus, mis oleks saanud teha teisiti. Ja selle hetkel ka ja sa tegid neid asju täpselt nende teadmiste põhjal, mis siis olid ja samamoodi, kui ma mõtlen tagasi, et 20-ndat seal nii palju mingit segadust ja mingit terroreid ja võt siukest plähmerdamist. Ebakindlustat, mis mulle meeldinud. Jah, et korra siin ja korra seal ja siis otsid seda, et kuidas peaks ja ongi siuke plähmerdad ühele poole ja teisele poole ja hullult küll ei igatse. Ei, aga tore on tagasi vaadata ja muidugi kindlasti tekib mingis hetkes, et võt oleks võinud olla seal rohkem kohal või nautida rohkem seda, et ja kes on 20-sed kuuluvad, siis plähmerdage mõnuga, et see ongi aeg plähmerdamiseks. Ja täpselt ja siis oli ju tegelikult ka väga okei. Et mitte see, et nüüd olin kogu aeg nagu mingi tohutus ikalduses on ju, aga ma väga loodan, et ma ei tea, 10 või 20 aasta pärast mõtlen tagasi, olin mingi, et issand see 30-ndate algus nagu, hea, et see läbi on nüüd. Et ma loodan, et see läheb niimoodi, et see läheb ka nüüd paremaks kogu. Ja see läheb, ma võin öelda, vähemalt 10 aastat, ma rohkem ette ei tea, aga vaata kui hea, et mina olen sul ees, et ma saan sulle nagu öelda. Ja, see on näha, mis juhtub. Ja need laste teema, mina sain esimese lapse 34, nii et nii, miks me naistena ei julge tänases ühiskonnas vananeda, kui palju rolli mängib sotsiaalmeedia? Ja see käis korra läbi, et ma arvan, et me ei julge, et miks me ei julge vananeda, et see on ikkagi natuke taak sellest, kust me tuleme ja mingitest ühiskonnas olnud rollidest, mis hullult ei pea paika enam, ma arvan. Et enam meil tänaseks on ikkagi naistel nii palju võimalust eneseteostuseks ja iseseisvuseks ja see, et meil tänaseks saab nagu väärtuslik olla oma ajuga, mitte oma kehaga, mida väga-väga pikalt ajaloos ei ole olnud võimalik teha. Ja ma arvan, et see on natuke mingi taak, mis meid kuidagi saadab. Ja teine pool küsimusest, et mina arvan, et sotsiaalmeedia mängib kindlasti olulist rolli. Ja.
ja see on mega oluline, et te kureeriks ise oma selle feed'i nii-öelda või seina, mida te seal näete, et need algoritmid ikkagi, te saate ise välja õpetada seda, et see on, noh, ma just lõpetasin ühe raamatuga siin eelmise aasta lõpus keskendumisvõime, et kuidas tegelikult me oleme nii manipuleeritud selle poolt, mis sealt tuleb, et nii reklaamidega kui nende kontode järgi, mida me jälgime ja kui me isegi oleme näiteks alguses mingitele asjadele, ei, see ei ole üldse minu teema, ma ei tea, ilusüstid on ja kui sa seda näed, siis see muutub nagu ajule normaalsuseks ja siis üks ütleb, mul tõesti või äkki see ja tema ju teeb ja tema ju noh. See on nagu, aga kui sina ei taha seda teha, jällegi, kes tahab teha, tehke, kui see teid rõõmsaks teeb. Aga kui sina tunned ennast nagu kuidagi, et see mõjud, sa ei tunne ennast hästi ja nii edasi, et noh, siis ära jälgi mingeid asju. Ja selle sotsmeediaga üldse mind vahel aitab, kui ma hoian meeles, et see on ju inimeste töö, ehk see on puhas müük, mis seal toimub. Et see on ju kogu see mudel töötab selle peale, et tekitada suurt emotsiooni ja müüa. Noh, lõpuks kõik need videod, postitused, keegi on pannud sinna aega ja energiat. Inimesed ei pane oma aega ja energiat päris suvalistesse kohtadesse. Me paneme aega ja energiat sinna, kus me tahame midagi tagasi saada. Ja samamoodi on need videod ja postitused ja kõik see on ju. Et inimesed teevad ja lükkavad sulle seda nina alla eesmärgiga sinult midagi saada. See ei ole seal niisama juhuslikult on ju. Ehk siis see on nagu väga selgelt ka disainitud selliselt, et see tekitakski emotsiooni ja kuidagi haarakski sind on ju. Et ma just elukaasega rääkisime, meil oli superaktiivne nädalavahetus ja toimetasime, hästi tore oli. Ja just naersime mingi õhtu, et no võt, et kui nüüd oleks mingisugune, teeks mingisugust, ma ei tea, pere Instagrammi, oi, kus saaks nagu videosid, oi, kuidas saaks nagu kütta seda sisu, et kõik vaatavad, et issand mingi dream couple, vaumis, peremöll, vaumis, mingi lapsepõlv selle lapsel on ja issand kui lilleline ja seal uisutavad ja siis suusatavad ja mingi core memories nagu hashtag. Et, aga noh, tegelikult siis on ikka see mingisugune, et korraks on see laps seal ekraanis ja siis jälle on see jutt, et mis me jälle süüa teeme ja siis jälle on mingi see asi või toos ja tegelikult see on nagu, noh, see elu on normaalne. aga et see, need kontod ka on ju, et seda ma arvan, et suuremal osal meist oleks võimalik luua mingi selline nagu konto, mida teised vaatavad, et oh my god, vau. Et need inimesed, kes seda teevad, nende elu ei ole teistsugune kui sinu oma, aga nad lihtsalt loovad seda sisu, sest see on müük. Ja nad näitavad mingid osa sellest ka. Just. Ja lõpuks ka nemad on ise tegelikult ohvrid, sest see, kes seda ära kasutab, on need suured firmad, kõik need Instagram, Facebook ja nii edasi, et nemad ju müüvad sinu aega, kes iganes ka sinna toodavad seda sisu, nemad müüvad veel seda nagu edasi ja kõik need reklaamid ja asjad, et see ma soovitan väga teadlik selles olla ja vähem seal olla, niikuinii. Ja kui see inspireerib, et tore näed, Dagmar teeb perega selliseid asju ja keegi saab inspiratsiooni ja läheb teeb muidugi. See ei ole üdine halb jälle, aga... Ja täpselt, ma olen ka, et ei jääks vale muljet, et mina kasutan ka sotsiaalmeediat ja ma arvan, et see ei ole halb asi, nii nagu ükski asi, ma ei tea, AI ei ole halb asi, aga kui me kasutame seda valesti, siis ta võib olla ohtlik. Sotsmeedia samamoodi, et see on nagu jumala okei asi, mida teha ja jälgida ja vaadata. Kui sa suudad seda teha teadlikult, saad aru, miks sa seal oled, saad aru nagu, mida sa tarbid, seal hulgas, kui me räägime nagu vananemise ilu teemadel, et noh, pannakse ju filtreid, me kõik teame, et pannakse. Kuidas me selle siis ära unustame? No ja, ise, noh, jah. No mõnikord panen ka, siis on lihtsalt ilus nagu endale vaata. Või no kasvõi võtame siis kasvõi need fotod, mida sa jagad, need on ju töödeldud. Ja mitte, et nagu... Ja see on okei, selles mõttes, et aga kui me suudamegi võtta näiteks seda, kui ma ei tea, kunstivormi või mingit eneseväljenduse vormi või midagi sellist, aga mitte sellisena, et 24/7 peakski olema või kuidagi, et see, võtta see teadlikkuse küsimus jälle. Et me ei unustaks siis ära, et see filter ja töötlus seal on.
ja see küsimus ka, et kes jagavad, siis miks me jagame, et enda jaoks mõelda välja lihtsalt, et mina olen ka selline, mina tegin ju 2026 aastal on mul niimoodi, et ma olen ainult 3 päeva nädalas sotsiaalmeedias, ma otsusin teha reeglist, ma sain ka aru, et üks, et mul oled eemal ja siis saatsin sotsiaalmeedias saripostitaja, nagu mu sõbrad kutsuvad mind, aga et mis see on, et mida ma tahan, et lõpuks mis emotsiooni ma tahan, või need inimesed, kes mind jälgivad, mis ma tahan, et mis kasu nad saaks või mis infot ma tahan nendega jagada, et siis kuidagi ma siin mõtlesin seda läbi ja tead, see lõi kohe nagu sellise struktuuri, et see ei ole lihtsalt enam koht, ma lähen vaatan, mis seal on, et ma käin palju vähem ja mul on, ma käin seal, ma tean, mis ma saan, ma tean, mis ma tahan jagada, aga ma ei upu ära sinna. Ja see ülimunus tunne nagu. Miks mõned inimesed justkui ei vananegi? Jah, tahaks kutsuda Inese siia ja küsida, mis värk on. Peet Linna. Või et kuidas see juhtub, et viimased 15 aastat ja see näeb samasugune välja ja nagu oled täpselt samasugune kogu aeg. Ma panen kirja, kutsumegi me saadame Inesele selle küsimuse. Et mina arvan, et see on hästi palju ka see, üks asi on välimus, et see on ka geenimängud rolli ja see elustiil kõik on ja kuidas me vananeme. Et mulle meeldis, ma tutvusin uue inimesega, see oli selle aasta sügisel ja tema nagu ei teadnud, üks naine ei teadnud ta teadis, kes ma olen, aga nagu mitte nagu ei olnud minu tegemist kursis. Ja siis kui ta kuulis, et ma olen 40, ma arvan, et see on 30. Et nagu, ja siis mõtlesin, et päriselt, et see nagu nii tore. Ja ma arvan, et see on ka hästi palju energiast kinni. Mis energia, kuidas sa ise sellest suhtud, jällegi vananes, mis asju sa teed ja kui palju sa oled ennast piiranud või ei ole ja kombinatsioon paljudest asjadest on ju. Ja see, et osad inimesed ei vanane, et jälle küsimus, kas me räägime välimusest või sellest, mis sees on ja sellest elustiilist või kõigest, jah. Küll aga minu meelest üks asi, millele ma olen seda öelnud varem ja ikka, mis mul nagu pähe tuleb, on see, või mis mind üks hetk tabas, et see, et mitte ka nagu elustiililt ja olekult vananeda, see ikkagi eeldab, et mu keha võimaldab mul niimoodi toimetada, nagu ma tahaks toimetada. Et ja keha ju on küll asi, mis nagu kulub ja mille eest peab teadlikult hoolitsema selle jaoks, et see ei saaks takistuseks. Et kui ma ka tahaks nagu hästi vananeda, et mitte nagu ma just ütlesin seal saates ka, et saada vanaks, mitte jääda vanaks on ju. Et ma saaksin seda lahedat ja aktiivset elustiili elada, siis ma pean täna selle keha eest hoolitsema, et mul see nagu takistama ei hakkaks. Täiega ja seda tegema igapäevaselt, sest just need väiksed sammud ja see järjepidevus on oluline, et mitte, et me teeme korra aastas mingi tohutu retriidi ja siis hoolitsema keha eest, vaid see, et näiteks me saakski iga öö see ikkagi piisavalt tund, et see nädal seal ei aita midagi, et see on need järjepidevad sammud on ju. Ja tegelikult on päris vähe vaja ka näiteks liigutamise trenni osas. Et siin kohal jällegi, mina saan aru, et me rääksime enne sellest, kellega sa oled ennast ümbritsenud, siis mulle tundub, et esiteks 2026 on juba väga sportlik olnud ja lisaks mul on sellised sõbrad ümber, et kui me saame kokku, siis alati on seal üks alternatiiv, teeme trenni koos. Me teeme midagi aktiivset koos, et see on nii äge, et seda saab ühendada, et see jällegi, et inimesed jääks sellele kinni, et ma pean minema sinna jõusaali ja siis ma pean 5 korda nädalas tegema. Liikuda saab igat moodi tegelikult. Ja. Nii, aga julguse teemad ka natukene. Esiteks, 3 mõtet. Julgus elada ja surematuse mitteolemise teadvustamine. Julgus elada. Me ei tea, mis homme juhtub meie või lähedastega. Et teadvustamine, et me ei ole surematud. Just. Siis julgus on vananeda ilma juukseid värvimata. Vaat selles osas ma ei ole julge, mina ka värvin juukseid, mul läheb siit halliks ja see lihtsalt nagu, see häirib mind. Et mind ei häiri teised inimesed, kes otsustavad, et kuule, et ma ei tahagi värvida, ma olen hall, vaatan, jumala ilus, aga ma tunnen, et mingitel hetkedel mind häirib ja kuna me oleme nii avameelsed siin podcastis ja siis pärast saadakse teha pealkiri, et Sandra Sillemaa avameelsed, siis ma sain aru, kus mind see häiris, et vahepeal ma näitsa unustasin nagu ära, ei värvi regulaarselt ja siis mingites hetkedes
kui ma läksin date'ile ühe 32-aastasega, siis ma ütlesin, oh my god, mul on hall ju, siis ta näeb, et ma olen nagu vana ju. Ja see väga huvitav, nagu et ta ei teaks, ta teadis täpselt, kui ma olen, on ju. Et aga ikkagi nagu mingisugused siuksed asjad nagu noh, löövad välja, on ju. Et aga jällegi ma olen nagu enda jaoks teinud sellega rahu, et okei, see minu jaoks on praegu, ma tunnen ka nagu laval, et ma tahan seda teha ja ma teen seda. Ja minu mõnest ongi oluline see, et nagu ma enne rääkisin, ma ei tea, täitesüstid jäid ette, et tehke või see, kuidas te riides käite või kui palju te meiki kannate või ma ei tea, sotsiaalmeediasse postitate, on ju. Ega see ei ole see, et ei tohi teha. Aga see, et või ma ei tea, minu poolest ka tegelikult mingi suhkrusöömine või ma ei tea, alkohol. Nagu me ei ole nii tolerantsed. Mina selles mõttes olen, et minu meelest me kõik teame, et mingid asjad ei ole head ja loomulikult ideaalis 0 alkoholi ja nii edasi. Ja seal juurde, siis kuhu me selle piiri tõmbame, nagu miks autoga sõidad siis näiteks? Või, ma tulin täna jala, pau, lähen tagasi jalaga. Nii ja mis see distants on ja muul ajal, mis sa teed nagu. Ei, on muidugi küsimus. Või mingid pesumasinad, miks sa kasutad kodus või nagu. Küsimus on selles, miks sa seda teed tegelikult, on ja. Et kas see on tegelikult mingi, kus see autosõitmine tuli, aga mingite nende asjadega, et kas see on mingi sisemine ebakindlus, hirmud, asjad või et noh, kui see teeb siin enesekindlaks, ma ei tea, mingi rindade operatsioon, et need ei ripuks on, et sul on parem, nüüd tee siis nagu, et ei no autoga sõit oli sellest, et võiks ju siis täiega, et no miks sa kogu aeg ainult jala ei käi ja ei liigu ja ei, noh, miks sa, noh, võib kuhu iganes seda nagu laiendama hakata lõpuks tegelikult, on ju, mis oleks, kuidas on õige elada, on ju. Sa tead, kui suur saaste üldse, noh, me võime nagu kuhu iganes sellega, isegi nagu, noh, elustiili mõttes, aga kuhu ma tahtsin sellega jõuda, on see, et meil on et lahe on, et on loodud nii palju võimalusi meile. See on ju lahe asi. Aga nüüd see kunst on selle vahel kuidagi orienteeruda ja filtreid luua teadlikult ja niimoodi, et me saame aru, mida me, et me teeme neid valikuid või tarbime neid mis iganes asju, mida värvime juukseid või sööme, joome, mis iganes. Niimoodi, et ma saan aru, miks ma seda teen ja et ma teen seda sellepärast, et see on mulle hea ja päriselt hea, mitte mingist hirmust või mingisugusest toimetulekumehhanism. Jah, et ma muud moodi ei oska või noh, midagi muud sellist. Jah. Ei no see ongi põnev, et me valime lõpuks nagu need olulised asjad, et kuidas nad neile mõjuvad, miks need on, miks me teeme, see nii oluline, see miks küsimine nagu kõiges on ja. Näiteks see suhkur. Ja kuidas sa tahad, küsimus on ka, kuidas sa tahad ennast nagu tunda, et no suhkru teema. Mina ikkagi sellele totaalselt on vastu, mulle muidugi meeldib see, et ma olen totaalselt mitte nagu fulli sellele suhkru tarbimisele, aga me tarbime üle seda kindlasti ja ma näen enda pealt olen teinud neid katseid, et kuidas see mõjutab ikkagi mõtlemist, keskendumisvõimet ja nii edasi, aga ise astusin täna siia stuudios sisse, tõin kõigile väiksed magusad korvikesed nagu, ise ei söönud. ja see jälle, ma olen nõus selles mõttes, et ma saan aru, et suhkur ei ole hea, ma olen 100% nõus, et me tarbime seda liiga palju, samamoodi nagu kõige, noh, igasuguste muude asjadega tegelikult on ju. Ja jällegi, ma olen seda meelt, et me sellise tervisliku kvaliteetse elustiili poole saame liikuda siis, kui me ei keela, vaid me valime. Et see, et miks ma nagu räägin, et võta see kook, nagu võta see šokolaad, kui see on niimoodi, et sa valid seda võtta ja sa tead, miks sa seda teed. Sellepärast, et tegelikult, mis siis juhtub, on see, et me mingil hetkel ütleme, et ma ei taha. Vaata, kui me kogu aeg ajame seda rida, et ei tohi, see on halb, see on keelatud, siis see backfire'ib, on ju. See on see, miks ma räägin, et palun, alkohol on olemas, šokolaad on olemas, asjad on olemas, nagu täitesüstid on olemas, meik on olemas, on ju. Et sa võid seda kõike kasutada, palun. Aga sa valid seda teha, sest see on sulle päriselt hea. Ja kui sa otsustad, et jaa, see, kulud-tulud, ma värvin need juuksed ära, ma võidan sellest, ma tunnen ennast paremini, see on mulle oluline, see on mulle hea,
go for it, on ju. Meie näiteks oleme sundolukorras siin Dagmariga, et meie tahaks olla täiesti ilma meigita, hästi naturaalsed, aga Eesti naine ja meie tore produtsent siin ei luba olla, sest muidu me läigime. Tšau! Nii, aga meil on veel julguse teemal paar küsimust. Julgus kannapööre teha karjääris. Ja siis edasi ka tegelikult, et samas julguse puudumine, et katsetada uusi asju, vanu asju peale läbipõlemist ja ärevust ja need nagu läksid kokku siin. Või ka ettevõtlusega alustamine, 30+ hirm, et teised on paremate ideedega, töökoha vahetamine, kartus enda alahindamine ja nii edasi. Kuigi see sisetunne on, et peaks tegema, see seest kraabib on, et see rahulolematus. Huvitav, et töövad valdkonnast tulid vist päris palju kommentaarid ja küsimused, see karjäär ja läbipõlemine ja ettevõtlus on ju. No mis ütleksid? Mina soovitaks kõigepealt teha selle, et minna jalutama õue ja siis kuulata meie erinevaid osasid. Et ärevuse osa päris alguses, kui scrollite tagasi, kust iganes te kuulate, siis muutuste osa, kus me rääksime päris palju, siis teadmatus ka. Et need võib-olla need 3 pluss siis see viimane julguse teema ka. Aga teate, mis mina olen aru saanud, et ega siin ei olegi, siin vahepeal tuleb astuda niimoodi tundmatusse, et kas see on parem, et sa elad selle rahulolematuse tundega, sa ei saagi teada, pluss see, mis asja 30+ vanuse ettevõtluse alustamine. Mega noor! Ma tegin 40+ uue bändi ja... Millal sa siis peaksid alustama? Et see on täiesti normaalne, sa võid 50+ ka uue ettevõtlusega alustada, et see nüüd ma saan aru, see on peas kinni, et ma ei vähenda sinu seda tunnet, kes sa kirjutasid, aga teised on paremate ideed, alati on paremaid ideid, kuskil on paremaid bände, paremaid podcast'e, et aga see on küsimus, et kas see, mida sina tahad teha, loob väärtust sulle ja teistele. Kui palju on, ma ei tea, spordiriiete brände? Jah. Ja ometi me tarbime neid, või ostame erinevaid asju. 2. Ja isegi, ja ikka mul on mingisugused veel mingi 4. või 7. firma asjad, sellepärast, et see mulle meelis rohkem või nemad tegid seda paremini. Ja minu arust julgus on ikkagi niivõrd need ehitamine, üles ehitamine, sa teed selle väikse sammu, jagad seda, ütled seda, proovid seda, et minul on olnud ka viimased aastad nagu suured muutused ja loomulikult on hirm olnud, hirm sellest, et kõik muutub, sest muutubki, siis hirm selles, et aga äkki see ei toimi. Nii palju hirme on seal juures ja siiamaani on mingid hirmud, aga see ei tähenda, et ma nagu ei tegutseks. Et jällegi ma tunnen, mida ma olen mitu korda siin ütlenud, et nagu so what, 80 aasta pärast ei mäleta keegi, me oleme kõik surnud nagu. Et no mitte kõik, meie Dagmariga. et kas ma siis tegin või tein seda, keda kotib, on ja, et ma saan aru jällegi, et me oleme siin hetkes ja see hirmutab, aga nagu tee ära, see Aga kuidas sa saad, mida sa näiteks endale ütled nende mõtete vastu, et ma arvan, mõnikord me ei julge hüpata sellepärast, et on see hirm, et aga äkki läheb hullemaks. No ja, aga sa ei saa teada muidu ju. Võibki minna, alguses tavaliselt lähebki hullemaks. Päriselt, et sa hakkad mingid muutusi tegema, alguses on ju vastik näiteks otsustad, et tarbid vähem suhkurt on ja alguses on ju see detox moment, et sul ongi halvem, aga see hea tuleb pärast, aga sa vähemalt said võib-olla läbi selle saadki aru, et see on mõniga absoluutis, võib-olla selle näiteks et lõpetad selle suhte ära ja siis läks nagu halvemaks, mõtled, et kurat, see oli ikka hea suhe. Saadki aru, et see, mille sa ära lõpetasid, oli väga hea tegelikult, et sa said jälle mingi selguse momendi nagu. Ja samas, nagu mulle meeldib öelda, tegelikult see suhte näide on ju selles mõttes hea näide, et suur osa otsuseid ei ole igavesed. Mina olen päris ausalt, ma olen ikka ju mõelnud selle peale ja inimestega omajagu tunde rääkinud oma elus ja mina olen suutnud välja mõelda 2 otsust, mida ei saa tagasi võtta. No nii. Üks on lapse saamine ja teine on suitsiid. Ja minu meelest ja kõik muud asjad, mille peale ma mõtlen, on sellised, mida saab muuta. Tööotsus, ettevõtluse alustamine, suhted, lähed lahku, saad aru, et
kurat. Eluarmastus. No ka tegelikult on võimalik nagu tavaliselt mingid asju ikkagi uuesti muuta ja võib-olla kui täna lähed lahku, siis võib-olla 5 aasta pärast oled õnnelikult uuesti koos. You never know nagu. Või tööga on, et alustad seda ettevõtlust, proovid, no äkki läheb käima ja kui ei lähe, siis sa oled täpselt seal, kus sa oled praegu ja tegelikult ei ole seal samas kohas, vaid siis sa tead, mis toimib ja mis ei toimi, on ju. Ehk siis nagu elu ei saa läbi siis. Ja mul ka 2 mõtet selles osas, et esimest ei mäleta, aga teine oli see, et sa katsetad, saad aru, mul lihtsalt väga eluline näide, et kui ma hakkasin tegema koolitajana või arengutreenerina tööd, siis ma olin just siuke, ma tahan üksi teha, nii mõnus on, et ma olen kogu aeg pidanud 10 aastat bändi liikmetega kõigest asju arutama, nüüd ma saan kõike ise otsustada, pool aastat tegin, sain aru, et oh my god, ma tahaks kellega koos teha, kellegiga jagada, kellega arutada ja siis läksin tagasi selle nagu tiimikeskkonda, et nagu nendest aru saada ja siis mul tuli teine mõte ka meelde, on see, et aga kui see vähendab sinu ärevust nende julgete sammude ees või muutuste ees, et äkki sa kõigepealt, et sa ei tee kohe seda otsust ära, vaid sa annad erinevaid võimalusi, näiteks, võtame suhete teema, sa räägidki, kõigepealt räägid selle inimesega, okei, nii, plokk ees, lähed teraapiasse, et sa annad erinevaid, et sa tead pärast, kurat, aga ma proovisin, aga see ikka ei toimi, et mitte kohe niimoodi, jah, et paugu pealt kõik, et nüüd on muutus, on ju, et aga kui et teha see ka sammudeks, on ju, et sa vähendad ärevust. Ja mulle tundub, ma ei tea, kuidas sulle, aga et tegelikult need suured muutused, mis kui me mõtleme selle muutuse peale, siis see tundub hästi suur hüppe järsku või hästi nagu, et nüüd kõik muutub ja elu on täiesti teine. Ja samal ajal, kui me mõtleme tagasi, siis ma ei tea, ma tulin eelmine aasta palgatöölt ära. Just kui tundub hästi suur samm või hästi suur hüppe kuidagi. Aga tegelikult, kui ma mõtlen selle otsuse peale, see polnud üldse suur otsus sel hetkel, kui ma seda tegin, sellepärast, et see koosnes nii palju väikestest jupikestest, mis nagu said tehtud, loksusid paika ja siis see hüppe nagu, jah, muidugi oli natuke ebamugav, natuke oli seal mingisugust nagu ebakindlust või ärevust niikuinii, sest ma arvan, alati on sellises olukorras. Aga ikkagi nagu ma sain seda otsust mugavamalt teha sellepärast, et ma ei teinud seda nagu päris lambist. Ja või ongi mingid suhetest, mingid lahkuminekuid, et see tegelikult ei tule sealt, et hops nagu nüüd järsku kõik on lilled ja liblikad, kõik on hästi, siis põmm, nüüd ma otsustan, et ma lähen laiali, et see tegelikult hakkab ju tiksutama vaikselt kuskilt. Ja need suured sammud ju on koosnevad tegelikult hästi paljudest väikestest, et täpselt nagu sa ütlesid ka, et kui on mingisugune suur samm, mida tahaks teha, siis tegelikult seal on võib-olla võimalik teha neid pisikesi samme enne ja vaikselt küpsetada seda otsust. Ja rääkida, et see, et me ei mõtle ise ennast välja mingitest asjadest, et seda ikkagi peegeldust ja arutust on vaja, sest meie mõttemustrid käivad väga palju samu radapidi, kui me väga teadlikult neid ei suuna, et aga mis variandid veel on, et mind küll ma nagu tean, et isegi kui ma arvan, et jah, et mul on nii nagu õige otsus ja kõik ja siis ma ikkagi peegeldan seda mõne sõbraga ja siis on see, et okei, kas ma saan seda kinnitust või saan seda, et oot, kuule, et aga siin on veel variante vahel näiteks. Ja siis mis sa teed on see, et sa oled pahaseks, sa oled mingi troppusi täis voice'i, et kuidas sa mulle niimoodi ütled ja kuidas sa minuga ideedega kaasa. Ja ma tõesti tegin Dagmarile niimoodi, jagasin ühte asja ja siis ta oli reaalne 2 jalaga inimene maa peal ja siis ma sõimasin ta läbi, et ta ei toeta mind. Küll naljaga, aga vaatame nüüd, kas see, mida mina rääkisin, läheb täide või ei lähe. Ma ei ole öelnud sulle, et see on halb otsus, ma täiega cheerin. Kohe on nagu, mis mõttes mingi negatiivne kommentaar, kohe, et sa kritiseerid minu otsuseid praegu, minu elu või? Nii, tõmbame kokku selle vananemine ja julgus ja tegelikult on ka julgus vananeda ja nii edasi. Et kuidas me tõmbame selle kokku? Mul hakkas peas kerima üks mõte, et see on inglise keeles küll, ma ei tea, kus ma nägin seda, et I'm afraid to fall. Ja siis teine vastab, et but what's if you never fly? Nagu, et ma kardan seda läbikukkumist ja me kardame loomulikult inimestele seda seda äraütlemist, seda, et me ei saa hakkama. Aga mis siis, kui sa kunagi proovigi? Aga mõtle, kui saad. Mõtle, kui sa suudad seda teha.
ja vahel, mulle meeldib ka see, et kui me oleme super head nagu ülemõtlejad, on ju, päris paljud inimesed ütlevad, et nad on ja me kipume kerima neid mõtteid ja seda, mis ikka juhtub ja äkki ikka läheb see või äkki ikka läheb too, on ju. Miks sa ei mõtle üle häid asju? Et miks sa mõtled seda siis nagu, et statistiliselt on võimalik, et läheb ühes suunas ja samamoodi on statistiliselt võimalik, et läheb teises suunas. Et miks sa siis mõtled üle ainult seda katastroofi, miks sa siis seda head perspektiivi üle ei mõtle. Aga sellega seoses ma ise tabasin natuke aega tagasi ennast sellest, et see hirm, mingi töö kontekst, lükkan mingid ülesanded edasi, juba ikka nagu päris pikalt lükkan edasi. Ja küll ei ole aega ja küll ei ole nagu jaksu ja küll ei ole mingisugust nagu mingid häid ideid mingite asjade lahendamiseks ja siis ma sain aru, et mul tegelikult taustal tiksub see, et mitte, et ma kardan, et ma ei saa hakkama, aga ma kardan, et kurat äkki lähebki käima nagu. Et ma natuke nagu pidurdan seda, et ma tegelikult ei taha, et inimesed hullult nagu, et see käima läheks. Et nagu, neid ütle isegi see, et what if I fall, aga what if I fly. Et mul on kohe see mõte, et mul on praegu päris hästi, mul asjad nagu tööalased, mul on super rahul, asjad jooksevad, mul on nagu hästi mugav olla. Ja siis on mingi suur projekt või siuke nagu asi, mis ma üsna suure tõenäosusega, seal on see võimalus, et see läheks päris hästi käima nagu. Ja mul on natuke hirm selle ees, et pekki, küll ma kardan seda, et siis mu töökoormus suureneb, siis ma pean mingid teisi asju hakkama lahendama, siis ma avastasin, et mul on hirm selle ees, et äkki see asi, mida ma pakun, ei ole piisavalt hea ikkagi. Et see hirm, et ongi, et äkki inimesed tahavadki näiteks meid osta seda asja. Ja siis kas see on nagu piisavalt hea ja. Näete, isegi professionaalil on hirme. Isegi mul on mõtted peas. Isegi sul on mõtted peas. Ma ei olegi koomas lihtsalt. Aitäh kuulamast, aitäh vaatamast ja julgelt küsige küsimusi, kirjutage meile ja me iga teema kohta võtame sellise küsimus-vastuste osa ette, kus me mõtiskleme veel nendel teemadel ja kohtume juba järgmises osas. Kohtumiseni. Tšau! Aitäh, et kuulasid ja vaatasid meie taskuhäälingut. Kui sul on mõtteid, küsimusi, lugusid, mida tahad meiega jagada, siis kirjuta lasetiigertuppa@gmail.com.